meie oleme Meril, Temja, Hugo ja tema noa praegu sööb. Siis me räägime palli teisest osast. Meil vahepeal käisid Kärt külas ja Tiia külas. Tema ema on Tiia ja Kärt on isi vanaema. Ja siis me läksime neile sinna pallile tulime tagasi, siis läksime neil 7 sinna õhtul, läksime neile pimedase vastu siis. Lennujaama. Me ööbisime siis Kuta ja Uluwatu vahelises piirkonnas, me võtsime villa, seda piirkonda nimetati Shimbaraniks. Või Kutas elatan või täpselt ei teagi. Ühesõnaga, me olime nagu kõrvalisemas alas ja see oli nagu rohkem kohalike rajoon, kus olid siis kohalikud elasid ja mõned villad. Ja põhiliselt surfarid ka. See oli siuke surfarite piirkond. Ja oligi siis, meile tulid külalised, minu ema ja Merteni vanaema. Me siis, ma ei teagi, villa oli meil väga ilus, väga mõnus, mugav. Ainuke naljakas asi oli see, et basseinil ei läinud treppi ega midagi basseini. Ehk siis vanemate inimestega oli see natuke keerulisem ja ise ei oleks osanud sellisele asjale nagu tähelepanu pööratigi, et ei ole treppi või redelit, mis viiks siis sinna basseini. Ja meil villa oli siuke, kus oli 3 tuba ja elutuba ja köök oli basseiniga nii-öelda õues ja elutoal oli küll katus peale, aga mu vanaema ei registreerinud üldse ära seda, et kui ta välisuksest sisse tuli, et ta tegelikult on endiselt õues veel. Siis kui ta seda avastas, siis oli väga suur üllatus, kuidas elutuba ja köök saavad õues olla. Muidugi see on natukene nagu raske noahiga, sest et sa võid kogu aeg ta silma peal hoida, kus kohas ta parasjagu on, et ta basseini hüppaks. Sest siin pali need villad kõik tegelikult ongi niimoodi ehitatud, et on need nagu õues on see lebootamise ala ja köögid ja asjad, et sa pead nagu kogu aeg olema valves. See on veits keeruline. No, kas sa sõid kõik küpsised ära või? Ei söönud või? Mulle küll tundub, et sõid. Aga me käisime siis sellises kohas nagu Garuda ja Vishnu kultuuripark, mis on siis põhineb Garuda ja Vishnu müüdil. Ja seal on siis suured kujud, teatritendused, isegi mingi filme, mis näinud tegelikult ka. Ta on suht selline turistikoht, mis on alles arengu algusjärgus. Sinna tahetakse mingi hull park teha, aga Vannabi Disneyland, kus pole atraktsioone. Jah, et hotellid ja asjad. Ma isegi ei oska öelda, kas sinna tasub minna või ei tasu. No laste mõttes küll. Ugo, mis sa räägid sellest pargist? Seal oli üks äge etendus. No, Kuuletiste. Mis sa veel nägid seal pargis? Garuda ja Vishnu seda etendust nägime. Mis sa veel seal pargis nägid? Nägin suuri kujusi 3. Seal olid siiski suured kujud. Üks kuju on siis maailmas suuruselt 4. kohal olev kuju, mis on siis Garuda ja Vishnu müüdi see, ma ei teagi, kuju. Garuda ja Vishnu kuju, jah. Ja kui me tulime Nusa saare pealt, siis me nägime paadist, et mingi räigelt suur maja või asi on seal. Siis me vaatasime, et see on nagu imeliku kujuga, et maja all, aga mingi asi seal oli. Ja kui me jõudsime sinna, siis me nägime seda kuju. See oli meie kodu lähedal, jah? Ta on mingi 120 pluss meetrit kõrge ja igalt poolt on nagu näha, et telefoni hoidja on see, vaadab meid värvi ja mis peal on. Telefoni hoidja. Siis me käisime ka linna peal, kus me siis punusime mulle patsid, kuna siin kliimas minu jooksed ei allu kontrollile, siin on nii niiske ja siis kuna mul on kuivad ja lokkis juuksed, siis on lihtsalt kohutav, mul tekkisid rastad kogu aeg igale poole ja mega pusad. Seega me punusime patsid, sest ma olen alati tahtnud seda proovida, aga ma ei ole tahtnud kunagi sellest palju maksta, sest mul on nii palju juukseid. Ja õnneks me siis leidsime hea koha, kus sai punuda. Päris valus oli. Aga Hugo ja istus vanaemaga siis samal ajal massaažis, jalamassaažis. Eisi istus ka. Jah, Eisi ka. Me käisime siis ka trippimas
nimelt 2 templi juures. Me võtsime terveks päevaks endale taksojuhi või autojuhi ja käisime 2 templi juures. Esimene oli Tamanajun, mis oli süke inimtühi, süke iidne tempel. See oli nagu päris äge. Ta oli nagu turistikas, aga seal ei olnud turist, et selles mõttes oli nagu vaikne ja rahulik ja mõnus vaadata. Sai seal nagu, sa said selle mingi energia sealt ka vaatad, see oli selline mõnus. Ja teine oli Tanahlot, mis on siis sellise väikese kalju peal nii-öelda ranniku ääres üks tempel. Seal on tegelikult 3 templit kokku. No seal on aga palju templeid. Aga see Tanahlot siis on põhi. Ja see oli palju nagu jama. Täielik turistikas. Pilet oli kõigile maksis mingi 60 000 vist ja noh, see oligi turiste täis, mingid müüjad on seal kõik, lihtsalt lähed vaatad ära, aga see ei ole nagu midagi erilist. Jaa, et see teine oli väärt minemist, seda sinna ei soovita minna, täitsa nagu tegelikult mõõteta. Me valisime, kas me läheme vaatama Uluwatu templit või Tanahloti, pilti pealt tundus Tanahlot nagu ägedam ja valisime selle, aga tegelikult oli täitsa siuke mõõdetu, sest et seal sõltub, kas on tõus või mõõn, et kas sa saad sinna Tanahloti templile lähemale või mitte. Me olime tõusu ajal, natuke hakkas juba nagu vesi minema allapoole, aga väga lähedal sinna ikkagi ei pääsenud. Aga mis me veel nägime seal ühes kohvikus? Kassi moodi asju, kelle kohvit saab juua. Ja veel? Nahkiiri suuri. Seal oli siis äge üks kohvik, kus olid siis kassid, mul ei too see kassi nimi meelde, aga nad pakuvad siis see Luvaki kohvi. Ehk siis kass, kes sööb ära selle mingi punase marja. Kohvi oa sööb ära ja seedib ära ja siis pärast hakkab välja. Ja siis sellest siis ahvatatakse kohvi. Stiia proovib esimese sõõmu seda kakakohvit. Kuidas kommenteerime? Täitsa kokku. See kohvi oli selles mõttes kohvi maitsega, aga ta oli nagu teistsugune, kuna me kumbki kohvi ei joo. Aga siis me tundsin nagu eriti seda, et pärast seda kohvi joomist ei jäänud suhu seda nagu kohvi maitset, et ma saaks aru, et ma olen just kohvi joonud. Sest kui ma joon kohvi, siis ma pärast tean, et ma olen kohvi joon, tekib siuke veepuudus ja siuke see kohvi, see mingi mõru maitse nagu tekib, aga sellega ei tekkinud. Seega nagu minu jaoks oli see täitsa nagu, see oli väga hea, mulle meeldis see, sest see serveeriti, me võtsime jääkohvi ja siis serveeriti lihtsalt jääkuubikud ja see kohvi, ehk siis mis on nagu kange, nagu espresso, aga ta ei on nagu siuke mõru ja kange asi. Et selles mõttes oli päris äge kogemus ja see oli kihvt, et need kassid olid seal kohvikus, et sa reaalselt nägid ära selle kassi, kes siis seda nagu, kus see tuleb see kohvi, et see oli kihvt. No ma üldse kohvi ei joo ja minu arust oli ka päris okei maitsega. Aga ma ei tea, seal piirkonnas oli mingi 7 päeva, me käisime Kuta peal veel jalutamas, eks ole, ja meil sadas paar korda vihma. Baby, you're right to tell me about. Don't even give me just one now. You gotta see in a new life. See oli Dreamland Beach oli nimi. See oli, me läksime päikseloojanguks sinna, seal olid mega suured lained. Sa tahad rääkida sellest? Ma mõtlesin lainetega ja issi ja noa. See oli päris mõnus seal. Aga see asus väga huvitavas piirkonnas, nimelt sinna nagu oli kunagi tahetud ehitada mega turismiala, tundub, aga nüüd olid seal ainult varemed, asjad olid nagu ehitused, asjad olid pooleli jäänud, see oli suures kinnises alas, ehk siis seal nagu oli turvamehed, kes piirasid seda sissepääsu, kontrollisid autot, kes seal sees on ja niimoodi, ja pärast sinna krääbi ei saanud ka tellida. No ta oli jah, süke nagu hotellide piirkond, kus mõned hotellid olid valmis, aga suht palju oli nii-öelda pooleli jäänud arendusi. Ja see ma ei tea, kas see oli selle pärast, aga kunagi oli päris palju neid terrorirünnakuid palil ja siis indis majandusele päris hea põntsu, et võib-olla selle pärast oli pooleli jäänud. Ja siis me käisime veel Nusa Dua kandis, mis siis oli täielik turismiala.
mis oli siis täielik turismiala. Nimelt hästi ilus, puhas, korras, no väga perfektne, aga minu meelest väga ebapallilik. Aga seal on väga hea, ma arvan, ööbida inimestel, kes on vanemad ja näiteks lastega peredel. Et see on tõesti nagu, seal on infrastruktuur ja kõik siuke nagu... No sa oled nagu Euroopas oled, et sa ei saa aru, et sa oled pallil. Jah, aga seal isegi oli varung, me käisime varungis seal söömas, Hugo sai seal kohaliku poisiga mängida vihmutite all. Me muidugi trippisime päeval jälle, mis oli mega palav. Ikka ujuma. Aga... jah, ja selles piirkonnas vist rohkem ei teinudki midagi sellist, mis vääriks mainimist või. Võib seda mainida, et taksod on siin 6-kohalised pallil, mis on väga huvitav minu meelest, et pagastikusse tõmmatakse 2 istet lisaks veel lahti, kuigi auto on tavaline väike auto. Et see oli äge. No Grabiga on see teema, et seda nagu saab tellida, aga osad piirkonna, või noh, üldiselt nagu palli võitleb selle Grabi vastu. Grab on siis nii-öelda Aasia Uber ja palli kohalikud taksod või taksomafia võitleb selle vastu päris jõudsalt ja ei luba Grabi mingites alades. Kui Grabi juhid tulevad, siis nad mingi jälitavad neid ja kiusavad päris palju, ehk siis selle Grabi saamine on päris nagu keeruline. Ja noh, see põhjus on muidugi selles, et Grabi hind on mingi vähemalt 3 korda odavam kui need kohalikud taksojuhid küsivad. Ja see oligi see, kui me Dreamland Beachi läksime Grabiga, me ei saanud sealt enam Grabiga ära, siis pidime võtma kohaliku taksojuhi. Me läksime sinna mingi 35 000 ja see taksojuht esimene küsimine oli 150 000 ja lõpuks saime 80-ga kaubale, mis oli nagu süüke suht karmi tingimise teel nagu saadud hind, et noh, mis on üle 2 korra nagu kallim kui see, mis me tulime. No, et sa ei tea vaata seda, et kui sa lähed kuhugile, et kas sa saad tagasi saad pärast Grabiga või mitte, et see on suht siuke riskivärk. Ilmselt kui guugeldada natuke ette, siis saab ilmselt selle info kätte, ma ei tea. Aga noh, mida saab teha on see, et sa võtad oma Grabi juhi numbri ja siis pärast kirjutad talle, et kuule, tule mulle nüüd järgi. See Pallisaar on väga erinev võrreldes teiste Indoneesia nagu saarte või asjadega. Siis me jõudsime Ubudisse. Ubudis me olime samamoodi 7 ööd. Ubud on väga teissugune, kuna seal põhimõtteliselt on nii, et on paar suuremat autoteed ja siis ülejäänud teed on sellised väiksemad mingi meetrilaiused betoonteed, mis lähevad läbi džungli ja villadeni. Ehk siis süüksed nagu väikesed tänavad, mida pidi sõigelda seal metsa vahel. Aga seal olid kõnniteed, eks me saime nagu seal kuidagi saime nagu jalutada seal rohkem ringi kui eelmises piirkonnas. Vaata, eelmisest piirkonnast võiks veel seda rääkida, et seal oli mega hea massöör, kelle juures me käisime. See oli nagu tõsiselt hea massöör. Ja ainult 6 euri maksis see üks kord. No ütleme 6-7. Et see oli tõesti hea. Üks videoklippe sellest ei ole. Aga pikalt sellest ei saa rääkida. Aga tõesti, see oli tasemel. Ja siis me liiksime Ubudisse. Ubudis... Käisime ka massaažis, aga see oli täielik crap. Ja, see oli vettumus. Minu pärast seda lihtsalt, seda oskasid seda vahet nii juurde hinnata. Aga Ubudis me tahtsime kindlasti ära käia, siis meie kodus tegelikult suhteliselt üle tee oli Kampuhan Reachwalk, mis on siis, ma ei tea, populaarne koht, kus käiakse Ubudis, eks ole. Ehk siis põhimõtteliselt 2 jõeoru vahel läheb selline küngas, kus siis peal läheb jalutamistee. See oli siis, mis oled betoneeritud, kividega laotud. Et seal nagu oli hea jalutada, seal oli väga palju influencereid, seal oli väga palju sportlasi, kes siis jooksid. Käisime seal õhtul, päikseloojangu eel, siis oli seal väga palju inimesi, no tõesti väga palju inimesi oli. Ja siis mõtlesime, et davai, et me ärkame üks päev hästi vara üles ja lähme sinna hommikul päiksetõusuga. Ärkasime kell 6, me jõudsime sinna umbes natuke ennem 7. Ja seal oli suht sama palju inimesi, kui oli õhtul päikseloojangu ajal. Nii et seal on inimesi. Populaarne koht. Väga populaarne koht. Aga noh, selles mõttes, me 9 kilomeetrit pikku, jah?
oli nii palju või? Vist küll, päris kindel ei ole. Okay, et me seal nagu mingi maa kõndisime, aga mitte kindlasti nii palju, et ma ei tea, mis seal täpselt lõpupoole on, aga seal alguse poole on need põhilised need nii-öelda Instagrami kohad, mida sa siis oled Instagramis võib-olla näinud. Aga no ei, mõnus jalutuskäik oli, et see oli nagu ilus ja looduse keskel ja mis kõige olulisem, see ei maksnud. Et siin Aasias on nagu iga asi maksab, kõik templid, kuhu sa minna tahad, ma ei tea, kosed, mingid väravad, mis iganes, igal pool sa maksad. Osad rannad maksavad. Ja. Et sa nagu kohati hakkad lõpuks valima, et kuhu sa lähed, sest et sa ei taha lihtsalt nagu maksta kõige eest. Või noh, me ei taha maksta kõige eest. Kuna nii, kui sa tahad kuhugi minna selle taksoga, siis takso eest sa maksad, siis sa maksad selle pileti veel, et see nagu päeva eelarve kisub meil muidu lõhki. Ja me üritaks nagu odavalt läbi saada. Et see oli siis tasuta ja see oli tore. Aga Ubudis siis see peatänav ja see turg ja see megamäsu seal, väga palju inimesi ja siuke, et me olime natuke linnast nii-öelda väljaspool või natuke kaugemal sellest tsentrist ööbisime ja seal oli päris mõnus rahulik ja nagu polnud nii palju inimesi. Tegala Lang riisiterrass, mis on siis teine Instagramis kindlasti, enamik inimesed on näinud seda kohta. Oli ilus, oli palju influencerid kiikumas. See on mõnult naljakas, see kiigu asi nagu, aga noh, las ta jääda. Ma ei tea, ma ei oska see kohta midagi, seal oli väga ilus nagu jalutada, see oli äge, aga see on noh, kunstlik, selles mõttes seal kunagi võib-olla kasvatud riisi, aga enam nagu see pole päris, vaata. Kohati mõned põllud olid seal nagu tühjad, noh, nagu, et polnud praegu riisi peal. Ilmselt oli siis, ma ei tea, ära korjatud. Ja siuke, noh, ma ei teagi, ma ei oska midagi öelda. Ilus, tore jalutuskäik riisi trasside vahel ja niimoodi, aga no kindlasti on ta väärt minemist sinna. Ja, no see oli ilus koht, tasub minna. Ja. Aga noh, jälle, kes treppidest ja mägedest väga liikuda ei saa, siis seda tasub arvestada, et seal on üks korralik ronimine. Palil on igal pool ronimine, nii et sellega no jah, jah. No ütleme, Ubudis veel kuidagi eriti läks asi mägiliseks ja trepiliseks asi. Seal peale seda käisime Tirta Empuli veetemplis. Ja, mis on siis ka kuulus, kus inimesed käivad seal vees palletamas ja seda vett joomas ja ma ei tea, mis nad teevad seal. No puhastuvad selle veega. Ja, aga see oli lihtsalt kari inimesi ühes väikses basseinis, kus on mingid suured kalad mõned ja siis nad seal kõik palletavad või teevad midagi. Kohati siuke väga turismilik, aga võib-olla siin selles, et kuna me ei ole usklikud, siis me lihtsalt ei jaga matsu. Aga see vesi tuleb siis sealt sarnasest kohast, nagu meil on siniallikad, ehk siis põhimõtteliselt nagu Eesti siniallikad, mille ümber on siis ehitatud tempel. Et ta oli nagu ilus, aga ma ütleks, Eestis siniallikad on nagu ilusamad, sest on looduslikus keskkonnas. Ja rohkem ei käi mingis vaatamisväärsustes, mõtlesin, et ei käinud Ubudis rohkem sellistes. No Monkey Forest on ka ikkagi vaatamisväärsus. Kaalusime, kas sinna minna või mitte. Selle kohta räägiti suht palju õuduslugusid, et ei tasu minna. Aga me mõtlesime, et ikkagi lähme. Siia soovitati küll mitte tulla, aga me oleme hull julged ja me tulime siiski. Olime teadlikud nii-öelda, ei võtnud mingeid kotte kaasa, päikseprille, asju, mida saaks ära varastada. Hoidsime ahvidest selles mõttes ikkagi eemale, kui ahv kõndis keset teed, siis mina tulin ahvilt tee pealt teest ära, mitte ma ei oodanud, et ahv keeraks ära ennast. Liiga lähedal ei läinud ahvidele, kes sõid ja tegelikult on mitte midagi olla. Et pilti ei teinud ka nagu lähedalt. Seal oli inimesi, kellel nad ronisid pähe, aga tõesti inimene kükitas või istus kuskil ääre peale, siis ta tuli ja või noh, inimesed nagu ise vaata julged, et istusid ahvi kõrvale koos lapsega, et pilti teha ja siis laps mingi ehmatas ja kiljatas, siis ahvid ka nagu võtavad seda rünnakuna. Et selles mõttes nagu me olime väga teadlikud liikujad seal ja läks hästi. Ettevaatlikud. Seal oli mega äge oli see, et need ahvid, seal oli väike bassein, kust oli mingi oks seal ja siis nad sealt oksa pealt hüppasid lihtsalt vette ja ujusid seal. Seda oli väga lahe vaadata. See oli tõesti äge. Polnud näinud. Polnud näinud, kuidas ahvid ujuvad või üldse hüppavad niimoodi nagu inimesed vette. See oli päris kihvt. Olid väga ulakad ahvid. Aga jah, siis me tõesti rohkem vist ei käinud kultuurikohtades.
jaa, no ja siis me guugeldasime, et mida nagu teha Ubutis, mitte nagu turist, vaid nagu local on ju, mitte midagi huvitavat ei tulnud välja Google'ist, et nagu tõesti me ei leidnud mitte ühtegi sükest huvitavat kohta, kuhu veel minna, mis seal on need põhikohad, nagu see Campuhan või see Tegalalang on ja ainult need või Monkey Forestid tulevad nagu sul välja igalt poolt Instagramist või Google'ist. Siis me leidsime lihtsalt kaardi pealt ühe selle night marketi ja ma olin ammu otsinud, meile väga meeldivad night marketid, seal on odav toit ja see on siuke nagu ehe värk. Ja me leidsime ühe, mis oli siis mingi 3 kilomeetri kaugus meie kodust, läksime sinna jala, kuigi see ei olnud väga hea jalutuskäik, sest et see on suure tee ääres ja nagu päris rõve liiklus. Aga turg ise oli äge, sealt sai nagu pigem magusad, sest et soolased asjad olid natukene sellised liiga plöginad, mida ei julge nagu süüa või ei istu nagu sükest asja süüa. Või noh, ei ole isu vaata sükse asja järgi. Ei no me sõime ka ühte nii-öelda paneeritud kana sõime, aga kuna see oli kontidega, siis see oli ka veits keeruline süüa. Siis sõime kanavarrast sõime ja kuna seda taldriksalal oli nii veider, siis alumise kihi vardaid jätsime söömata. Mis tegelikult see ei olnud kõige parem ka? See oli suht, jah. Ei olnud hea varas ka. Aga hea asi oli, mis me siis sealt avastame, paneeritud banaan, šokolaadi ja juustuga. Et nende jaoks on juust siin nagu mingi magustoit või nad teevad pannkooke ka, et panevad šokolaadi ja siis panevad juustu ja see on mega hea. Minu jaoks nagu, mulle täiega maitsib kui magus ja soolane koos, see oli mega hea. Pannkooki me oleme ka söönud nüüd Nutella ja juustuga. Jah, ma olen kodus hakkama ka sööma niimoodi. Võib-olla võikski siit jõuda üldse pannkookide juurde, mis on, ma arvan, selle reisi mingi, selle 2 nädala nagu mingi põhisõna, sest et ma arvan, meil põhimõtteliselt iga hommik pannkooke, kuna Hugo tahtis ja Tiiale meeldis neid küpsetada või siis ta lihtsalt hea vanamana küpsetas neid siis sõime lihtsalt iga hommik pannkooki. Räägi nüüd, kus sa käisite? Me käisime ühes pargis, kus saime maalida ja trummi mängida ja ma sain trummi mängida ja pilli näiteks. See oli siis paliteemaline ka mingi kultuuripark Ubudist mingi 40 minuti kaugusel sõita. Ma ei mäleta pargi nime praegu kahjuks. Põhimõtteliselt see oli siuke koht, kuhu oli kokku toodud siis üle pali erinevad mingid ehitised ja kultuuriasjad. Ägedad majad toodi sinna. Seal olid tõesti kõik need... Sellised majad olid, kuhu ma mõtlesin, et kust sisse saab sinna. Nad proovisid seal neid kostüüme ja mis selle maalitehnika nimi oli? Patika või? Patika, jah. Patika tehnikat said nad ise seal nii-öelda maalida või teha ja väga tore päev oli neil, ma saan aru. Ja siis te käisite veel ühte koobast vaatamas, mis oli Koagajan või... Koagaja. See polnud väga sügav. See oli siis koopa kivisse on siis raiutud mingid need kujud. On jah? Koobas tempel, jah? Nii palju, kui ma tean. Et seda nad käisid ka vaatamas, kuna sellised tee peal neil. Kärt ei läinud sinna siis, aga meie Tiiaga läksime. Meie jäime Nohiga koju tol päeval. Ei viitsin minna. Ja Hugo käis Tiiaga veel üks päev muuseumis. Räägi sellest ka. Muuseumis ma käisin. See, kus lindusid sai käe peal hoida. Ja me saime papagoisi käe peal hoida ja need olid ägedad. See oli mingi kunstimuuseum, see oli jäänud ka meie kodust väga kaugel. See oli kunstimuuseum ühe kuulsa palikunstniku Bianco või midagi sellist selle nimi, kus olid siis linnud ka ja maalid. Tiia ütles, et maalid väga midagi erilist enne, kui Vannabi Dali tahtis olla, aga ei tulnud välja. Hugo, mis sa sööd? Suppi ja krõõbud. Pelmeenisuppi. Pelmeenisuppi. See ongi Tiia see pelmeenisuppi. Mina söön ohtralt pähkli kastet. Mida Tiia söön? Mina söön fried duck. Tak. Ma võin oma nasi tšampuuri näidata. Parim, mis palil saada on siiamaani. Vaidlen vastu. Kaada on ikka. Ma räägin nasi tšampuuridest. On siin parim. Ei ole, minu selles oli parem. Ma vaidlen vastu. Mulle meeldib too. Ramme üle väga. Palun, võtame nüüd kokku selle asja.
me oleme üritanud seda videot filmida juba 3 päeva, aga lastega seda koos teha on minu meelest täiesti võimatu. Et tundub, et meie videod saavad varsti lihtsalt lõppu, kuna see on väga keeruline, sest Noah arvab, et me teeme videokõnet ja siis ta tahab terve aja rääkida. Te näite näpuga teie last. Täna on õnneks päästnud meid mingid krõbinad, aga ka Hugo ei suuda ennast kokku võtta väga nende videote tegemisel. Seega YouTube family't meist ei saa. Aga meil on jäänud kuu peaaegu veel. 3 kuud. Nii, kuu on 2 jäänud. kuud. Alla kuu isegi. 1 kuu. Varsti on 1 kuu juba. Umbes täpselt kuu. Varsti on 1 kuu. Et jah, ma ei teagi, kas kellegi tuleb midagi põnevat meelde veel, mis Tiia-kaardiga on meil sellest perioodist. Me jätsime neile siis varsti kõvasti. No me leidsime sealt ühe mega hea söögikoha, mis oli prantslase... Mina peatsin söin herneid, hakkasin maitsema mulle. Ja, see oli prantslane oli omanik ja see oli gourmet restoran, kus sa said mingi 4 eurose hinnaga nagu sellist peenet toitu, mis oli ülihea. Kui sul tõesti varungitoit lõpuks üle viskab, siis see nii-öelda peene toit lõpuks on päris hea. Ja Hugo tellis tõesti endale siis lihtsalt ainult neid suhkruherneid põhimõtteliselt ja pärast see omanik tuli ja küsis, et okei, et väga huvitav laps teil umbes, et tavaliselt lapsed tahavad pastat või mingi pizzat ja asja, aga et meie laps tellis herneid. Tšau! Tšau! Suuri! Tadja! Tšau! Tadja! Tšau! Tšau!